Pisikese Eesti üheks väärtuseks on kindlasti meie metsad. Järgnevas loos teemegi ülevaate, mida kujutab endast Natura 2000 ja selle toetused, mis asi on vääriselupaik ja mis asi on ka potentsiaalne vääriselupaik. Ja etteruttavalt võin juba öelda, et isegi nendele, kes tegelevad metsandusega igapäevaselt, on väga palju küsimusi ja ka probleeme. Natura 2000 alasid on Eestis umbes 17%, millest pooled on siis maismaal ja pooled on veealadel. Ja Natura 2000 metsaomanikel on võimalik taotleda toetust selleks nende piirangute eest. See on kompensatsioon selleks, et nad ei saa seal aladel enamasti midagi toimetada. Ja Natura aladele toetust makstakse siis sihtkaitsevöönditele, piiranguvöönditele ja projekteeritavatele aladele. Ja nüüd siis juba ka paar aastat väljaspool Natura alad asuvatele sihtkaitsevöönditele. Selleks aastaks on eelarve 4,39 miljonit ja kõik metsaomanikud, kellel selline ala on ja selline piirang on, saavad seda taotleda. Aga kus metsaomanik teab, kas tal on see veel, äkki mõni on nii uus metsaomanik, kus ta seda infot saab? Loodetavasti, kui ta on uus metsaomanik, siis loodetavasti on talle seda kinnistu omandamisel teada antud, et tal on Natura ala. Selline kohustus kindlasti notaritel ja kõikidel tehingutegijatel on. Aga kui ta on juba eakam ja vanem metsaomanik ja juba pikemat aega olnud, siis on ta saanud sellise teavituse, et tema ala asub Natura 2000 alal. Seda on võimalik ka Maa-ametist, geoportaalist ise ka järgi vaadata, võttes sealt Erametsakeskuse toetuse, et sellise kaardikihi ja panne sisestades oma katastri numbri, saab ta sealt kohe teada, kas tema metsaala on Natura 2000 alal. Mis see tähendab, potentsiaalsed vääriselupaigad? Vääriselupaik on selline koht, mis on veidi erilisem kui lihtsalt tavaline. Ega üks metsaosa pole tavaline, aga veidi erilisem paik, mis paistab natuke teistmoodi silma. Mina olen nüüd selle ideaaljuhtumi esindaja. Minul on vääriselupaigaks Sanglepa lodu, mis on rohkem kui 10 aastat juba notariaalse lepinguga. Makstakse mulle toetust iga aasta, laekub panga arvele, see enam-vähem katab minu kogu ülejäänud maamaksu. Ega ta nüüd majandusväärtusena ka teab, mis ei ole, et ta ongi sellise vaatamisväärtusena. Natura 2000, see on igati vajalik ka abiline ja toetus siis ühele vääriselupaiga metsaomanikule. See Natura 2000 toetus on veidi teisem. Nende peale tehakse iga-aastased need taotlused ja minu meelest see kõige paremini ongi see vääriselupaiga leping välja kukkunud, et seal tehakse sulle kindel püsiv leping 20 aastaks. Minu ülesanne on ainult jälgida, et seal mitte midagi ei toimuks, inimtegevust nii-öelda, majandustegevust, et ma ise ei teeks ja keegi teine ei teeks. Väga hea toetus. Kuidas see taotlus käib ja kus kohas ja mis ajavahemikku seda teha saab? Seda taotlust saab esitada 4. kuni 22. aprillini ja seda taotlust saab teha ainult e-PRIA portaali vahendusel. See tähendab, selleks peab olema omanikul ID-kaart või mobiili-ID, millega sinna e-PRIAsse sisse logida. See taotluse tegemine on ääretult lihtne, eriti kui seda teha eeltäidetud andmetega taotlust kinnitada, siis see võtab tõesti aega ainult mõne minuti ja see ei tohiks olla keeruline. Aga kui metsaomanikul ei ole kogemust elektroonikaliste seadmetega või e-PRIA portaaliga, siis sellisel juhul aitavad teda ümberringi kõik metsaühistud.